20. Rõuge rattamaratoni põhidistantsi võitja Markus Pajur, palju õnne! Aitäh! Vaadates nüüd seda, mis toimus täna distantsil, siis ilmselt võib öelda, et suurem mõõduvõtt käis täna sinu ja Sten-Erik Ottenderi vahel. Aga ole hea, natuke kirjelda seda tänast võistlust, kuidas läks? Jah, nii oli. Väga raske võistlus oli, sest kõigepealt alustas rünnakute tegemist Tarvis ja ta sai ka väikse vahe sisse, mille ma kinni vedasin. Ja siis ta proovis uuesti, aga siis läks tal kumm katki ja jäime Ottenderiga kahekesi. Tagant oli vahe suur ja ega ma Ottenderi väga ette ei lasknud, kuna nad ikkagi minu meelest teevad Tarvisega tiimitööd ja vedasin lihtsalt terve sõidu. Ja üks metsalõik enne viimast metsalõiku tuli mul kett maha, aga õnneks pärast seda oli tehniline laskumine ja ma sain kiiresti Ottenderile järgi. Ja viimasel metsalõigul lihtsalt läksin omas tempos ja tundsin ennast hästi ning Ottender lihtsalt jäi maha. Ja see oli põhimõtteliselt vähem kui kilomeeter enne lõppu tegelikult, tegid sa sellise otsustava äramineku vist? No see oli umbes 3 kilomeetrit enne lõppu jah, nii-öelda alustasin rünnakut ja siis püsisin ilusti lõpuni ära. Kuidas sulle sobivad või millised rajad sulle pigem sobivad? Sellised tehnilised nagu siin Rõuges on või pigem sellised kiiremad lõigud? Ikka kindlasti tehnilised ja see sobib ka tegelikult, et tõusu on. Et see kombo mulle hästi sobib. Selle põhjal, kuidas sa hindad tänavust rada? Väga raske. Eriti need tõusud on nagu Eesti kohta päris suured ja päris järsud. Ja tehniliselt oli ka täitsa äge rada. No Bosch Eesti maastikurattasari saab täna läbi. Markus, kuidas sa enda jaoks hindad Bosch Eesti maastikurattasarja? Väga tore üritus. Mulle meeldib see näiteks rohkem kui Estonian Cup, sest ma eelistangi rohkem tehnilisi radu ja minu meelest Boschi etapid on sellistes kohtades, kus on rohkem tehnilisust. Aga rahule jääd hooajaga? Hooaeg pole minu jaoks veel läbi, aga selle maratonide hooajaga olen ma üpriski rahul, jah. Aga kui vaadatagi, jah, loomulikult ei ole läbi, ma just mõtlesingi Bosch Eesti maastikurattasarjas, aga tõesti, mis sul edasine hooaeg toob nüüd? Nüüd ma sõidan ühe XCO Eestis ja siis ma lähen maastikuratta XCO MM-ile, mis on Šveitsis. Mis eesmärk seal olema saab? Päris kindlat eesmärki ei ole veel seadnud, kuna konkurents on seal väga kõva ja üldiselt mul UCI punkte väga palju ei ole, seega mu stardikoht on üpriski taga. Et vaatab, mis saab. Markus, aga igal juhul palju õnne sul veel kord tänase võidu puhul ja aasta pärast Bosch Eesti maastikurattasarjas hea meelega näeme sind taas. Ja, aitäh teile!